Tere! Minu nimi on Anneli Rumm ja tutvustan täna keskkonda Schoollogi. Kõigepealt vaatame, kuidas siia sisse registreerida ennast saab. Kohe ekraani keskel on oranž nupp Sign up ja teade, et tegemist on tasuta registreerimisega. Meile pakutakse 3 rolli. Instructor on õpetaja, student õpilase ja parent lapsevanema roll. Vaatame kohe, kuidas käib õpetajaks registreerimine. Kõigepealt tuleb sisestada oma eesnimi, perekonnanimi, e-maili aadress, parool, teist korda veel parool. Kui soovitakse saada perioodilisi teateid uuenduste kohta, tasub jätta märge siia ruutu, kui mitte, võib selle ära võtta. Tutvuge kindlasti privaatsuse ja kasutamistingimusega ja seejärel vajutage nupule Register. Vaatame lähemalt ära ka õpilase konto loomise. Õpilase konto ja õpilase sisenemise jaoks ei ole tegelikult muud midagi vaja kui koodi ja selle koodi annab õpetaja. Täpselt sama lugu on lapsevanema sissepääsu õigusega, ka lapsevanemale annab vastava koodi õpetaja. Nii nagu juures olev pilt näitab, saab keskkonda kasutada ka mobiilsete vahenditega. Mobiilsete vahendite jaoks pakutakse välja äpid ja need äpid on kättesaadavad siis App Store'ist ja Google Play'st. Nii on võimalik ka liikuval eluviisi puhul olla ühenduses oma klassi ja gruppidega, vaadata ülesandeid ja sündmusi, osaleda diskussioonides ning jälgida ka hindeid. Ja need äpid on mõeldud siis nii Apple tootele kui ka Androidile. Ja mis tähtis, need on kõik tasuta. Nüüd ennem kui sisse registreerida, soovitan vaadata ära selle lühikese video, mis tutvustab ja annab kiire ülevaate keskkonna võimalustest. Kõige all on näha, et keskkond on ühendatud ja võimaldab ka importimist Google Docsist, Khan Akadeemiast, Moodle'ist ja ExamView'st. Minul on juba kasutaja tehtud, nii et ma hetke pärast login siia sisse. Aga enne sisse logimist vaatame korra tutvustavat ülevaadet, mida siin keskkonnas teha saab. Tegemist on siis interaktiivse keskkonnaga. Siin on võimalik teha ülesandeid, teste, lisada faile, arutelusi läbi viia. Sisse saab tuua istutatud meediat, linkida oma Google Docsi materjalidega, Khani Akadeemia materjalidega, panna hindeid ja mis väga oluline, siin on hea õppetegevuse analüüs, mis annab visuaalse ülevaate, kuidas teie õpilastel läinud on. Sisse logimisel kuvatakse teile töölaud ja töölaud näitab hiljutist tegevust. Kuna mina siin väga palju toimutanud ei ole, siis minul on siin näha tervitus. Tervituse sees on 3 erinevat linki. Saab teha online tuuri, võimalik on lugeda siis organisatsiooni blogi ja ka abiraamatut. Oma konto tuleb ka ära kinnitada ja selleks sisestada siis oma mobiilinumber, mobiilile saadetakse kood ja siis järgmises kastis saate selle koodi ära sisestada siia. Nüüd lisaks tegevustele pakutakse ka kalendrit ja kalendris kuvatakse siis toimuvad sündmused järgnevalt. Kursusega seotud sündmused on oranžid, gruppidega seotud sündmused rohelised, kooliga seotud sündmused lillad ja personaalsed on sinised. Valida saab siis kuu läbilõike, nädala või päeva läbilõike.
Siin on näha, et mina olen lisanud oma kursusele ülesande, mille tähtaeg on 15. kell 12. Vaatame vasakpoolselt menüüd edasi. Messages. See on sõnumite vastuvõtmine ja sõnumite saatmine. Sõnumi saatmine on tehtud äärmiselt mugavaks. Sealt tuleb kirjutada siis inimese nimi, kellele te saadate oma võrgustikus. Pealkiri, sõnumi sisu, saate lisada juurde faili, lingi ja võimalik on panna ka siis materjali juurde. People alt kuvatakse teile, milliste inimestega olete ühendatud. Antud juhul mul ühtegi inimest siin ei ole, aga soovi korral saan ma seda võrgustikku laiendada siis kas Facebooki, Twitteri või Gmaili abil. App Center. App Center pakub lisarakendusi, mida saab siis Schoologi keskkonnas kasutada. Siin on nii tasulta kui ka tasulisi versioone. Ja selle üles laadimiseks piisab lihtsalt install app nupule vajutamisest ja edasi jälgige siis täpselt informatsiooni, mida teile ekraani peal kuvatakse. Juurde saab kutsuda ka oma kolleege ja seda saab teha siis e-maili teel, Twitteri kaudu, Facebooki kaudu või siis jagate keskkonnalinki. Vaatame üles ka siia menüüd. Home tähendab siis seda kõige peamist töölauda, milles saate valida kas update, mingi uuendus, assignment, ülesanded, event, sündmused ja more alt tuleb välja siis personaalne blogipostitus. Järgmine menüü rakendus on courses. Siin on näha, et minu poolt on loodud juba üks kursus. Ma saan siit teha kursuseid juurde, ühineda mõne kursusega. Kursuse loomisel tuleb sisestada kursuse nimetus, valida välja, millisse valdkonda ta kuulub, on tegemist matemaatikaga, siis tehnoloogiaga, kunstiga või mingi muu asjaga. Valida välja ka klass, millisele kooliastmele see sobib. Siin saab märkida ära ka non, ehk ei olegi mingisugust kooliastet. Nii, järgmine valik on groups. Groupsi alt on võimalik siis Schoologis otsida teisi gruppe, luua ise oma grupp ja grupi loomiseks tuleb sisestada grupi nimi, grupi kirjeldus, määrata ära privaatsusseaded ja kuidas on võimalik siis siia gruppi sisse pääseda. Kas see tuleb ainult kutsetega või siis tuleb sooviavaldus esitada või on sissepääs vaba. Gruppide all oli ka teine nupp ehk join ja joiniga saab siis erinevate gruppidega ühineda. Siin paremal pool on näha, et minule on juba mõned grupid soovitatud. Ja kui ma tahaksin selle grupiga ühineda, siis piisab lihtsalt selle nupu peal vajutamiseks. Resources alt leian ma oma materjalid ja saan ka avalikust materjalist valida. Sorteerida saab siin subjekti alusel, ehk siis kas tegemist on matemaatikaga, tehnoloogiaga, ingliskeelega või muu selline, mis siin nimekirjas on. Materjali tüübi järgi, kas tegemist on ülesandega, mänguga, puslega, siis klassi numbri järgi, millisele astmele see mõeldud on, faili formaadi järgi, kas tegemist on kaustaga, ülesandega, linkidega, diskussiooniga ja kuidas seda märgistatud on. Kas seda hinnatakse kõige rohkem, teda on kõige rohkem vaadatud, kõige rohkem juurde lisatud või mis on lihtsalt populaarne. Ülal on veel hästi hallikas toonis 3 nuppu.
ümbrik tähistab siis messages. Ta ei ole aktiivne, sellepärast et mul ei ole ühtegi sõnumit tulnud ja täpselt siit samast saan ma ka siis sõnumi juba saata. Teine nupukene, mehikese märk, requests, hoiab enda all siis sooviavaldusi, hetkel ühtegi sooviavaldust ei ole. Ja kolmas märk peidab enda all notification, ehk siis mõned tähelepanekud või siis meeldetuletused ja hetkel neid samuti ei ole. Lähen tagasi avalehele. Ja tahtsin siin korra veel näidata, et kõik tulevased sündmused kuvatakse siin paremal pool. Siin on näha täitmise tähtaeg ja ülesande nimi, kui selle peale minna, siis näidatakse ära ka, millisele kursusele see kuulub. Aitäh kuulamast!